Hei kõigile, siin on podcast Tähevoog ning mina olen Karola Kuldsaar, Murgi G1 Neptuun õpilane ja minuga koos on siin täna Julia Kerda-Sokk, MTÜ Mondo digiprogrammi juht ja tegelen ka vabatahtlike projektidega. Seega, kõigepealt alustame sellest, et kuidas sa sattusid Mondosse? Jaa, minu teekond Mondoni on olnud selline huvitav, et võib-olla minu haridustaust on olnud mitmekülgne. Ma olen õppinud ajakirjandust ja kommunikatsiooni ja seejärel organisatsiooni käitumist Inglismaal edasi. Ja peale seda ma naasesin Eestisse tagasi ja mind on alati huvitanud erinevad maailma teemad, et mul on korda läinud, mis toimub teistes riikides väljaspool Eestit. Kuna ma olen elanud ise ka Inglismaal, siis see on kindlasti minu silmaringi ka avardanud ja mul oligi huvi töötada mingis valdkonnas, kus ma saan teha nagu missioonitundega tööd ja kindlasti rahvusvahelisel tasandil. Et varasemalt ma olin ka teinud näiteks Manchesteri üliõpilasesinduses tööd. Ma olin erinevate MTÜ-dega olnud seotud keskkonna teemal, noorte teemal, et see oli lihtsalt selline loogiline jätk tegelikult minu nagu huvidele ja jah, avanes võimalus Mondos ja siis siin ma olen nüüd. Räägi meile korraks täpsemalt, mis on Mondo? Ja. Mondo on arengukoostöö ja humanitaarabiorganisatsioon Eestis loodud 18 aastat tagasi, aga meil on ka kontorid lisaks Eestile Ukrainas ja Ugandas ja me tegutseme 12 partnerriigis lisaks siis Eestile. Et meie töö põhineb programmidel, meil on hariduse programm, keskkonnaprogramm, digivõimekuse programm, meil on maailmahariduse programm ja nende programmide põhiselt me tegutsemegi oma partnerriikides ja maailmaharidusega tegeleme peamiselt Eestis. Et meie eesmärk ja meie töömissioon on see, et kõigil kogukondadel ümber maailma, kellel on ka võib-olla vähem võimalusi või kelleni palju nagu abi ei jõua, et meie keskendume ka neile ja me arendamegi kas kogukonnas digivõimekust, mis omakorda parandab nende elujärge, me tegeleme keskkonnaprobleemidega või kliimamuutustega, mis tabavad neid kogukondi, kus me töötame. Me tegeleme maailmaharidusega Eestis, et koolid, õpetajad ja õpilased mõistaksid, et mida tähendab olla maailma kodanik. Et see hõlmab, meie töö hõlmab hästi palju erinevaid tegevusi, aga meie lõppmissioon on ikkagi see, et kõik väärivad haridust, kõik väärivad, et neist hoolitakse ja neid aidatakse, et sellel meie töö ka põhineb ja sellel ka laieneb meie töö vabatahtlikega, et kes on ka meie kogukondades väga olulised lülid meie töös. Seega, kui ma tahaksin minna vabatahtlikuks, mis riigid oleksid võimalikud ja kuidas siis kogu see programmi asi seal taga käib? Hetkel on võimalik minna vabatahtlikuks Ugandasse, Keeniasse ja Ghanasse ja need oleks siis pikaajalisemad lähetused, selline 6-9 kuud. Teine variant, teine pool on minna lühiajaliseks lähetuseks Ugandasse või Tansaaniasse ja need on siis 2-kuulised. Et olenevalt, mis soov on, et kas ongi näiteks võtta vahetusaasta või kui on gümnaasium lõpetatud ja ei ole veel kindel, mida tahad teha, siis võib-olla sobibki selline pikem lähetus meie kogukondadesse, aga kui on mõte näiteks suvel minna, siis sobib selline 2-kuuline lähetus just paremini. Ja meie pikaajalised lähetused, seal on erinevad teemavaldkonnad, millesse saab kandideerida. Seal sa võid olla vabatahtlik keskkonnateemadel, sa võid digioskuseid arendada, tegeleda soolise võrdõiguslikkusega,
noorsootööga, seal on tõesti väga palju erinevaid teemasid, mille vahel ise valida enda huvi järgi. Ja kui on tegu selle lühiajalise lähetusega, siis Ugandas ja Tansaanias peamiselt on tegu selliste lihtsamate ehitustöödega, et seal on Ugandas on üks kool, mille selle projekti eesmärk on see kool nagu valmis ehitada või toetada selle ehitust, et kogukond saaks seal käia. Aga lisaks selle kooli ehitusel abistamisele saab ka tegeleda näiteks seal noortega, kes seal koolis hakkavad nagu käima, et saab nendega teha selliseid mitteformaalseid õppetegevusi, et näiteks teha mingeid lihtsamaid koolitusi, teha mingeid mänge, et väga palju mõjutab su enda huvi ja see, mida sa tahad teha, ka sinu vabatahtlikku kogemust. Ja Tansaanias see lühiajaline lähetus on samuti natukene selline füüsilisem töö, et seal oleks vaja toetada varjualuste ehitamist selle nagu kliimamuutuste tagajärjel erinevatele kogukondadele. Aga nagu Ugandaski, seal on võimalik teha ka muid tegevusi kõrvale, et koolitustegevusi kogukondadega, mingisuguseid ühisettevõtmisi, et see on selline paindlik selles mõttes, et sinu enda huvid määravad ka sinu vabatahtliku kogemuse. Kuna need riigid on ikkagi mingil määral teisel pool maailma meie jaoks, siis kui suur probleem on keele erinevus või mis keele üldse reeglipäraselt seal kohapeal räägitakse? Nendes riikides, kui me räägime näiteks Uganda, Ghana, Keenia, seal on kohalik riigikeel on inglise keel, et kui inglise keel on suus, siis muretsema ei pea ja ei pea olema ka otseselt väga tugev inglise keel, peaasi, et sa suudaksid ennast väljendada ja suudaksid neist aru saada kohalikest. Kohalikes kogukondades on ka hästi palju erinevaid kohalikke keeli, et üle Aafrika mandri on väga palju erinevaid keeli, mida räägitakse, et näiteks Ugandas ja Keenias räägitakse ka swahili keelt, mida on tegelikult vabatahtlikul võimalik ka kohapeal olles õppida, kui tal on soov. Et me korraldame vabatahtlikele ka kohaliku keele selliseid kursuseid või koolitusi, aga inglise keelega saab täiesti hakkama ja põhitöö toimubki inglise keeles seal kohapeal. Väga vinge. Aga mida annab vabatahtlikkus ühiskonnale ja mida vabatahtlikkus siis isikule endale? Miks üldse vabatahtlik olla? Ja vabatahtliku töö on selline väga huvitav, et see annab sulle endale kindlasti meeletu kogemuste pagasi, avardab su silmaringi, sa saad, sa oled lähetusel kohtades, kuhu sa tõenäoliselt ise ei satuks või ise ei läheks, kuna meie tegeleme tihtipeale maapiirkondade kogukondadega, et sa näed seda maapiirkonna elu nendes riikides. See avardab su silmaringi kindlasti rohkem kui võib-olla mõni lihtsalt linnareis kuhugi Euroopa riikidesse. See annab sulle võimaluse rahvusvahelises meeskonnas töötada. See annab sulle kogemuse teha nii iseseisvat tööd kui ka meeskonnatööd, et kui koha peal on ka teised vabatahtlikud, saab nendega koos mingisuguseid projekti ideid arendada, sind toetab koha peal kohalik organisatsioon, kes ka samuti on sinu meeskond, et kellega koos ideid arendada, kellega koos tööd teha, kogukondades visiitidel käia. Ja mida see ühiskonnale laiemalt tähendab, on see, et see vabatahtliku töö aitab ka neid kogukondi endid, kes seal kohapeal on. Et sina saad endale kogemuse, sina arendad oma praktilisi oskusi, oma teadmisi maailmast, aga samal ajal sa saad panustada ja aidata ka sellesse, et kas nende mingeid oskusi arendada, mingisuguseid projekte seal ise kohapeal läbi viia, toetada või võimestada seda kohalikku kogukonda, kelle juures sa oled, et kas viia seal mingeid koolitusi läbi või aidata neil projekte kirjutada, toetada nende tööd ja üleüldse laiemalt ühiskonnale, kui sa oma lähetuselt tagasi tuled, siis sa oled tulnud tagasi nagu muutunud inimesena, kes
kes omakorda, kui sa suhtled enda lähedastega, enda sõpradega, enda perega, sugulastega, su maailmavaade on kindlasti palju nagu avardunum ja sul on võimalik mõjutada nende maailmavaadet. Sa võid käia täiesti vabalt meedia esinemistel oma vabatahtliku töö järgselt, jagada enda kogemust. Osad inimesed, kes on meil vabatahtlikud olnud Mondos, neist on saanud Mondo töötajad, kellel on väga väärtuslik kogemus, ongi sealt põllult selle lähetuse kaudu tulnud. Et see mõjutab kõike palju laiemalt, et nii kohalikku kogukonda, nii sind ennast, nii sinu kogukonda Eestis, kuhu sa pärast tagasi tuled, et see mõju on hästi suur. Seda Eesti kogukonda ma mõistan, aga ma arvan, mulle kui ka üleüldiselt väga paljudele noortele on jäänud mitte arusaamatuks, aga meile on väga eri pilte vormitud Aafrikast kui ohtlikust kohast, kui hästi palju kliimaprobleeme, halb haridustase ja humanitaarprobleemid väga-väga suures osas ka samuti. Et ma lihtsalt mõtlen seda, et mida päriselt tähendab olukord koha peal, kuidas on elu Aafrikas? Jaa, minna vabatahtlikuks sellistesse riikidesse kindlasti tuleb kaasa mingite enda stereotüüpidega, nagu sa mainisid ka, et võib-olla mida sa oled varem kuulnud või mida varem näinud, et kui sa otsustad minna vabatahtlikuks, siis sa läbid ka enne seda erinevaid koolitusi nii Euroopa Solidaarsuskorpuse tasemel kui siis ka meiega, kui siis ka kohaliku organisatsiooniga. Et see on võimalus ka mõista seda konteksti natuke rohkem, mõista, mis on humanitaarprobleemid, kust need tulevad, miks need esinevad, mida tegelikult tähendab elu seal riigis. Et me võtame väga tõsiselt seda, et vabatahtlikke selleks ette valmistada, et nad teaksid, kuhu nad lähevad. Aga mida see elu seal päriselt endast kujutab, on see, et jah, seal on kliimamuutuste mõjud. Need tulenevad lihtsalt sellest, et meie näiteks siin läbi viidud kliimamõjutused mõjutavad ka kohalikke seal koha peal, et ei pea olema nemad ise selles kliimamuutuste mõjus nagu süüdi, aga nad võivad selle all kannatada. Et näiteks ongi need kogukonnad, kus me töötame, väga suur osa nende sissetulekust, nende toidust ongi põllumajandus. Ja kui tulevad põuad, kui tulevad üleujutused, siis põllumajandus selle all kannatab. Kui põllumajandus kannatab, siis neil ei pruugi olla toitu, mida oma perele anda. Neil ei pruugi olla raha, et oma lapsi kooli panna, millel on veel laiem mõju lõppude lõpuks. Et seal on oma probleemid kindlasti nendes riikides ja kultuur on erinev, aga me valmistame alati vabatahtlikke selleks ette, et nad teavad, kuhu nad lähevad. Meil endal Mondos me oleme nüüd 18 aastat töötanud. Meil on väga head teadmised enda partnerriikidest. Me oleme ise koha peal seal regulaarselt käinud. Meil on usaldusväärsed suhted meie partneritega seal koha peal, et me ei saada vabatahtlikke ohtlikesse olukordadesse, et meie jaoks on see väga oluline, et see partner, kelle juurde me saadame vabatahtlikku, on usaldusväärne, oskab kohalikku konteksti vabatahtlikule selgitada, et ta oleks võimalikult turvaline seal koha peal. Et jah, need ettevalmistused on nagu põhjalikud ja me usaldame ja tunneme oma partnereid, et kõik sellised nagu hirmud või sellised kõhklused saavad sellel teekonnal lahendatud enne, kui sa juba maandud seal riigis siis. Seega minna vabatahtlikuks on turvaline? Ja. Meie omalt poolt hindame ise seda turvalisust seal kontekstis. Me suhtleme regulaarselt partneritega, kes on seal koha peal, mõistavad seda turvalisuse taset, kohalikku turvalisuse taset ja enne vabatahtliku koha peale jõudmist, nagu ma ütlesin, ka vabatahtlikku briifitakse turvalisuse teemadel ja kohalik organisatsioon ka analüüsib seda turvalisust seal koha peal ka, et meil on selleks nagu enda meetodid, et me ei saada vabatahtlikke siis, kui me ei ole kindlad, et seal turvaline ei ole. Okay. Mis muidu reeglipäraselt kõige suuremad ohud on
selle puhul, kui sa lähed, oletame, et Aafrikasse siis vabatahtlikuks? Ohud, ma ütleksin, et võib-olla see võib kõlada nagu veidralt, aga võib-olla üks oht on see, et mida sa sellest eeldad versus mida sa sellest saad. Et kindlasti enne minekut enda jaoks vabatahtlik peaks nagu läbi mõtestama, et mis on tema eesmärk või miks ta sinna riiki tahab minna, mida ta sellest kogemusest ise tahab saada. Ja jah, me viime omalt poolt ka kurssi, et mis elu seal kohapeal on, aga ongi, et see nagu kohanemisvõimega sinna kohale jõudes on kindlasti väga oluline asi vabatahtliku juures. Et tegemist on teistsuguste kultuuriliste keskkondadega. Nagu ma ka mainisin, siis paljud meie lähetused on ka maapiirkondades, ehk siis see taust, et ütlemegi, et sa oled näiteks eestlane, kes on üles kasvanud linnas ja siis sa lähed lähetusele kuhugi Ghana maapiirkonda, et see kontrast nagu saab olema väga suur ja sa pead ise olema selle enda jaoks ka nagu lahti mõtestanud ja saama aru, et see on kindlasti muutus sinu jaoks. Et ma ütleks, et see on võib-olla selles mõttes oht, et sa ise ka oleksid selle enda jaoks läbi mõelnud, et sa mõistaksid, et kuidas sina seal koha peal teises maailma otsas hoiad iseenda vaimset tervist, kas sul on mingisugused hobid, millega sa tegeled ka kodus olles, mida seal nagu, millega seal jätkata, et sa, eriti kui sa lähed pikaajalisele lähetusele, et sa mõistaksid, et sa pead nagu mingi tüki oma kodust nagu sinna endaga kaasa viima, muidu see lihtsalt võib olla vaimselt hästi kurnav, et see on teistmoodi koht, teistmoodi kliima juba võib ka väga, väga vaimselt nagu kurnata, et sa ei ole võib-olla selle kuumusega harjunud, siis mingid kultuurilised eripärad, et kui sa enda jaoks seda lahti ei mõtesta, siis see võib lihtsalt koguneda lõpuks ja see võib olla nagu selles mõttes ohtlik, et siis sa lihtsalt otsustad, et see ei ole ikkagi sinu jaoks või et sulle siin ei meeldi. Et ma arvan, et see on üks oluline osa, aga ma mainin ka siin juures, et vabatahtlikud, kõik, kes meil lähevad nendesse riikidesse, nad saavad nii kohapealse organisatsiooni kaudu mentorlust, nad saavad Mondo kaudu mentorlust ja neid pannakse kokku ka endise vabatahtlikuga, kes samuti neid mentordab. Ehk siis selline 3-poolne mentorlus ja see tegelikult on ka, miks see tugi nagu nii suur on see, et just näiteks endine vabatahtlik oskab tuua mingi enda poole, et jaa, ma olen siin olnud, ma mõistan, et sa igatsed oma kodu, oma sõpru, oma vanemaid või et jaa, ma mäletan ka, et minul oli ka selline nagu kultuuriline erinevus seal koha peal, et sul tekib see nagu samastumine selle endise vabatahtlikuga, siis toetab sind Mondo, toetame meie sind Mondoga, sest meil on see konteksti põhisuse tundmine, me tunneme partnereid, me oleme ise seal koha peal käinud, et me toetame nagu selle poole pealt ja sisulise poole pealt ja siis see kohalik organisatsioon toetab sind just selle poole pealt, et mida seal koha peal tõesti nagu teha saab, kuidas olla kindel, et sinu aeg on siin väärtuslik, et sa saad tegeleda ka nende teemadega, mis sind ennast huvitavad, et see ei pea nagu kartma otseselt, et tuge ei ole ka koha peal. Ma olen ise käinud vahetusõpilaseks ühe nii-öelda õppeaasta ja midagi, millest 2 asja, millest väga-väga palju meil räägiti, oli 1 kultuurishokid ning 2 koduigatsus. Kuidas siis oletame, et Ugandasse minnes, mis on need suuremad kultuurishokid ja koduigatsus, kas see tekib, kui paljudel, kuidas sellega toime tulla? Ja ma ei tea, kas sa oled seda graafikut näinud, aga on mingisugune graafik, mis selgitab seda, et mis lainetena käivad need koduigatsuse ja need seda tunded. Ma olen näinud. Kuulajale selgituseks siis. Põhimõtteliselt esimesed 6 aega koduigatsust ei ole ja kõik on hästi huvitav ja uus. Või see on see, kui on aasta aega minna. Ja peale seda tuleb siis nii-öelda see downfall, kus siis tekib see koduigatsus. Kõige hullem on see jõulude paiku
ning uusaasta ja peale seda siis nii-öelda kohalik kultuur muutub koduseks ja siis see koduigatsus kaob ära ja enne kojuminekut on koduigatsus, aga samas sa ei taha ka enda seda kodu jätta. Vot, väga, väga hea kokkuvõte ja see on ka see, millest me väga tihti oma töös lähtume, et me valmistame vabatahtlikku ette, et need tunded on täiesti normaalsed. Sinu koduigatsuse tunne on normaalne, kultuurishoki tunne on normaalne, otse loomulikult sa lähed teisele poole maakera, et noh, eriti ongi väga paljud vabatahtlikud ei ole varem käinud kas või Aafrika mandril või siis on käinud näiteks Põhja-Aafrikas mingites riikides, aga nad tegelikult, neil ei ole seda kogemust ja neil ei pruugi olla kogemust sellisel pikaajalisel kodust eemal olemisel. Et me võtame iga vabatahtliku hästi nagu isiklikult ja me tegelikult nendega kohtudes ka selgitame välja, kas nad on varem käinud, kas nad on varem elanud kodust eemal, kas nad on varem õppinud kodust eemal, mismoodi nad tegelevad selliste igatsuse tunnetega, mis kultuuridega nad on kokku puutunud või kus nad on reisinud, mis aitab nagu meil endal ka kaardistada, et kuidas sellel vabatahtlikul võib minna. Me absoluutselt ei välista vabatahtlikuks minemaks inimesi, kellel ei ole varasemat reisimiskogemust, kes ei ole varem saanud välismaal õppida, sest noh, väga paljuski see ei pruugi olla inimese taga, see võib olla näiteks, ta võib olla lihtsalt väiksema sissetulekuga perest või noh, mis iganes põhjustel, ta ei ole neid kogemusi saanud nagu ise läbi elada. Me ei pane üldse kätt ette, sellised inimesed võivad ka vabatahtlikuks saada, absoluutselt võivad väga head vabatahtlikud olla, lõppude lõpuks viia ellu väga ägedaid projekte, aga lihtsalt meie hästi nagu seda teekonda jälgime ja teame, millal need perioodid võivad tekkida ja üritame neid toetada ka selles mõttes, et tavaliselt me saadame lähetusele vabatahtlikke mitmekesi, et me püüame vältida seda, et vabatahtlik satuks üksinda näiteks sinna lähetusele või et enamik tema perioodist seal oleks üksinda, sest olla seal teiste Euroopa vabatahtlikega koos, sul on võimalus nagu tekitada see enda või tekitada see tunne just kui sul on nagu, noh, ongi see tükike nagu kodu kaasas. Ja teine pool on see, et olgugi, et sul on need enda vabatahtlikud sõbrad seal, siis õppida tundma ka seda kohalikku organisatsiooni, et nad on väga väga avatud, avasüli alati võtavad nagu vabatahtlikke vastu, räägivad neile kultuurist, võivad viia näiteks mingitele visiitidele, kultuurilistele üritustele, et kasuta seda võimalust ära, et ennast sinna maailma nagu sukelduda. Et esialgu võib tunduda näiteks pikaajaliste lähetuste puhul, et et ma olen 6 või 9 kuud siin, aga tegelikult see aeg võib väga kiiresti minna ja ongi, et millal see võimalus veel uuesti võib tekkida, et kindlasti nagu kasutada seda ära ja nagu ma enne ka mainisin, koduigatsus on normaalne, seda tekib meil kõigil. Me ei pruugi ette ennustada, kui väga seda võib ühel rohkem, ühel vähem tekkida. Kindlasti inimestel, kes on varem kodust eemal elanud, neil võib seda vähem olla ja seda võivad põhjustada või esile tuua ongi erinevad asjad, et noh, näiteks pühade aeg, nagu sa mainisid, või näiteks kodus on midagi olulist, et ma ei tea. Perekond saadab Messengeri group chati mingisuguse perega õhtusöögi. Jah, sa justkui oled nagu ilma jäänud millestki. See võib ka seda esile kutsuda, et need on täiesti normaalsed asjad ja see võib-olla see hirm nagu ilmajäämise hirm, selle tõttu ei saa elamata jätta või seda kogemust nagu saamata jätta. Et jah, me omalt poolt kindlasti nagu ennustame või mõtleme, kuidas see vabatahtliku teekond võiks välja näha, millal need võiksid tekkida sellised probleemid ja julgustame omalt poolt ka nagu oma kogemuse põhjal ongi, et kas siis veeta rohkem aega nende teiste vabatahtlikega või siis ongi õppida seda kultuuri rohkem tundma, kindlasti leida need asjad, mis sinul ennast aitavad nagu
aitavad võib-olla koduigatsusest üle saada, et nagu ma enne ka mainisin, et mingid hobid, näiteks ma ei tea, raamatute lugemine, fotograafia, millega sa tegeled ka siin Eestis, sa võid täiesti vabalt tegeleda ka nendes riikides, et leiad seal need enda pidepunktid ülesse. Kuidas üldse saada vabatahtlikuks? Selles mõttes, et mis on kriteeriumid selleks siis enne seda nii-öelda tervet protsessi või kuidas see protsess üldse käib, kuidas sinna jõutakse, et lähed vabatahtlikuks välismaale? Jaa, meie kaudu käib see protsess niimoodi, et kui sa oled saanud 18-aastaseks, siis sa saad minna Euroopa Solidaarsuskorpuse koolitustele. Need on siis ettevalmistamiseks enne, kui sa üldse saad kandideerida Mondo vabatahtlikuks. Ja Euroopa Solidaarsuskorpuse koolitused on üks veebikoolitus, see on selline iseenda tempos, teed selle läbi ja peale veebikoolitus saab ennast kirja panna siis näost näkku koolitusele, mis toimuvad siis Euroopas Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalias. Ja peale seda näost näkku koolitust saab hakata kandideerima siis erinevatele vabatahtlike rollidele. Et tegelikult Euroopa Solidaarsuskorpuse kaudu mitte ainult meie ei värba vabatahtlikke, vaid värbavad ka väga-väga paljud organisatsioonid üle maailma. Et seal on, kui ma viimati vaatasin, umbes 950 võimalust või rolli, kuhu kandideerida saab. Ja kus need on võimalus üles leida? See ongi Euroopa Solidaarsuskorpuse lehekülg. Ma nüüd ütlen inglise keeles, aga youth.europa.eu on nende lehekülg, aga saab ka otsida lihtsalt Euroopa Solidaarsuskorpus. Eesti keeles peaks ka selle lehe üles leidma ja selle kaudu siis saab ennast registreerida kasutajaks ja panna nendele koolitustele kirja. Ja rääkides nendest koolitustest, siis praegu on selleks eriti hea võimalus, et online koolitus on praegu avatud 22. veebruarini ja kui see teha ära enne seda kuupäeva ja registreerida ennast näost näkku koolitusele, siis on võimalik see kogu teekond läbida siin lähimate paari kuu jooksul ära. Sest teine variant on see, et kui praegu ei lähe, siis Euroopa Solidaarsuskorpus annab siis teada, millal ta järgmise avalikustab ja see info ei ole veel teada. Et kui on nagu huvi minna olemas, võib need koolitused ära teha ja see ei pea tähendama, et sa lähed. Sa saad ka mõelda peale nende koolituste läbimist, kas sa päriselt tahad seda teha. Ja koolituste läbimiseks peab taaskord olema 18-aastane? Jah, sa saad registreerida kasutaja 17-aastaselt, aga sa ei saa seal tegevusi teha enne, kui sa oled 18 saanud. Jah. Et seda arvesse võtta ja peale seda, kui Euroopa Solidaarsuskorpusega on teekond läbi tehtud, siis avanebki sul võimalus otse kandideerida Mondo vabatahtlikuks. Et siis on see täiesti nagu meie kätes, et meie veebilehelt leiab avatud rolle praegu. Me kogu aeg täiendame seda jooksvalt, kuna meil on ka mitu vabatahtlike projekti, kus rolle tekib pidevalt juurde. Praegu leiab sealt keskkonna valdkonna vabatahtliku rolli, noorsootöö, digieksperdiks saab minna, soolise võrdõiguslikkuse teemad, prantsuse keele õpetaja Ghanas näiteks, et seal on praegu sellised rollid, pidevalt tuleb neid juurde ja varsti avalikustame ka need rollid lühiajalisteks lähetusteks Ugandasse ja Tansaaniasse, millest ma ka enne rääkisin. Ja kui sa oled kandideerinud siis Mondo rolli, siis meie võtame sinuga ühendust, kohtume sinuga, teeme sellise väikse vabas vormis intervjuu koos kohaliku organisatsiooniga, õpime sind tundma, sina saad küsida selle konkreetse rolli kohta küsimusi ja siis meie arutamegi kohaliku organisatsiooniga, et sinu sobivust ja võtame siis ühendust hiljem pakkumisega. Ja siis hakkab juba kogu see asi pihta. Ma hakkasin praegu mõtlema, mis mingisugused muud alternatiivsed võimalused selle Euroopa Solidaarsuskorpusega on. Et ma arvan, et sa oled vist rohkem vaadanud seal ringi neid.
ja seal on väga palju erinevaid võimalusi. Vabatahtlikuks saab minna tõesti nagu üle maailma erinevatesse kohtadesse. Meie lähetame Ghanasse, Ugandasse, Keeniasse, aga seal on võimalik minna ka näiteks Ladina-Ameerikasse, Aasiasse, Nepaali näiteks, et noh, tõesti üle maailma on erinevad võimalused, mõned lühemad, mõned pikemad. Tihti keskenduvadki ikkagi kas keskkonnateemadele, hariduse edendamise teemadele, digiteemadele, kuna need on ka Euroopa Solidaarsuskorpuse eesmärgid. Et temaatika on tavaliselt selline ja ikkagi vanusepiir on see, et sa pead olema 18+ ja kuni 35-aastased saavad minna lähetusele. Ma hakkasin praegu mõtlema, et tegelikult see on päris hea alternatiiv selle, et sa teed kalli vahetusaasta. Et tihtipeale on see olukord, kus vanemad leiavad, et see on liiga kallis või lihtsalt ei luba. Ja tegelikult minna vabatahtlikuks võib-olla päris huvitav mõte niimoodi. Ja ma lisaksin juurde seda, et kui sa Mondoga lähed vabatahtlikuks, siis meie katame ka sinu reisikulud, mis kõik kaasnevad sellega, et sinna lähetusele minna. Et kui me enne rääkisime sellest, et ütleme, et sa oled Mondoga intervjuu läbinud ja saanud pakkumise, siis mis sellele järgneb, ongi lähetuse eelne selline protsess, aeg, mis olenevalt riigist on umbes 1.5 kuu. Kui sul on endal soov minna mingil konkreetsel ajal, siis me oleme päris paindlikud, saame saata ka sind hiljem, kui sa oled nagu juba välja valitud. Ja kõik reisiga seotud kulud, lennud, viisad, vaktsiinid, ravimid, kõik, mis on seotud sellega, et sind sinna riiki nagu, et sa sinna riiki jõuaksid, need kulud on kaetud ja kohapeal olles sa saad iga kuu taskuraha, mille abil sa saad kohe kas toitu osta, riideid osta, viia läbi mingeid nädalavahetuse reise, kui sind ennast see huvitab, ma ei tea, käia mingitel üritustel. Ja siis kohapeal olles on sul endal ka selline mikrotoetus projekti läbiviimiseks, et ütleme, et sa oled 6 või 9 kuud seal kohapeal, siis sa õpid seda kohalikku konteksti tundma, võib-olla mõistad neid vajadusi ja siis sul on selline enda nagu rahapott, kus sa saad ise luua siis selle projekti, mida sa tahaksid seal kogukonnas läbi viia. Kas see on koolitus, kas see on puude istutamine, kas see on mingisugune laiem avalik üritus. Täiesti seinast seina ideid on meil läbi käinud ja siis, kui sa kohaliku kogukonnaga ja kohaliku organisatsiooniga läbi räägid, et see vajadus tõesti on nende meelest ka, siis sul ongi võimalik selline nagu enda projekt seal läbi viia, mis on tihti nagu vabatahtlike jaoks ka kõige sellisem nagu ägedam osa sellest protsessist, sest see on sinu enda nagu kätetöö või noh, et sa saad tõesti nagu teha selle eelneva töö, viia selle läbi ja siis pärast analüüsida, mis selle mõju oli. Et selle jaoks on meil samuti toetus ja siis koha peal olles, kui rääkida nagu rahalisest või üleüldse toetamisest, siis kohalik organisatsioon organiseerib majutuse vabatahtlikule ja annab neile ka kord päevas nagu tagab lõunasöögi, kui see soov on. Et tegelikult vabatahtlikule endal mingisuguseid kulutusi ei pruugigi esineda ja võib isegi olla niimoodi, et neil lõpuks jääb raha nagu üle. et me anname seda kuu taskuraha, aga tegelikult nendes kogukondades on toit on palju odavam ja transport on tihtipeale ka odavam, et ei kulu nii palju, kui näiteks Eestis igapäevaselt kulub. Et kindlasti selles mõttes, kui rääkida näiteks vahetusaastast Euroopasse, siis see on nagu omamoodi kulu ja siin on ka võimalus näiteks pikaajalisel lähetusel saada ka selline välismaa kogemus kätte ja kulud on enamjaolt kaetud. Kui ma ikkagi leian seda, et Aafrika on minu jaoks liiga kaugne, kuid ma siiski tahaksin kuidagimoodi aidata kaasa lüüa, siis kuidas siis Eestist saab olla vabatahtlik ja ühtlasi ka igasuguste toetuste ja annetuste teemad?
Jaa, Eestis kaasa lüüa on mitmeid võimalusi, et sellisel juhul võib näiteks otse kirjutada meile Mondos, et on huvi vabatahtlikuna kaasa lüüa. Meil aeg-ajalt on küll erinevaid vabatahtlikke, kas eestlasi või välismaalasi, kes näiteks õpivad vahetusaastal siin Eestis ja nad tahavad meie tegemistes kaasa lüüa, et siis me aitame ka sobivuse korral, kui meil hetkel on midagi, kuhu kaasata, siis saabki teha sellist praktikat või vabatahtlikku tööd Mondos. Ja teine pool küsimusest. Ja teine on siis see pool, et tihtipeale räägitakse sellest, et annetada ja kõik see, aga samas meil ei ole mitte kunagi päriselt lahti selgitatud, kuidas siis see annetus jõuab päriselt abivajajateni. Ja meil on Mondo kaudu erinevaid võimalusi, kuidas annetada. Et kui sa tahad otseselt annetada, siis sa võid näiteks osta Mondo kaudu heategevuskingituse. See on siis selline kingitus, et see on justkui võrdsustatud mingisuguse esemega. Et näiteks kui sa tahad osta Ghana kogukonnale ühe kitse või mitu kitse või sa tahad osta või kinkida neile vett, siis või kinkida Keeniasse näiteks kana, siis meie kaudu on võimalus seda teha ja see kingitus jõuab päriselt selle abivajajani või selle kogukonnani. Et näiteks hiljutine näide, meil on Ghanas kohapeal üks vabatahtlik, kes nägi vajadust sellele, et seal kogukonnas kinkida mingisuguse hulga kitsesid. Siis me tegime Eestis kampaania, et inimesed, kellel on huvi või soov selline heateokink teha, et annetada, üks inimene annetab näiteks ühe kitse Ghanasse, et siis see võimalus on. Meil tuligi grupp inimesi kokku ja saime siis grupi kitsesid kokku ja viisimegi selle seal kohapeal Ghanas nagu ellu. Et meil oli see vabatahtlik seal, kes seda vajadust nägi. Me muretsesime sealt need kitsed ja kinkisimegi siis kitsed kohalikule kogukonnale. Et see päriselt ongi niimoodi, et kui sa heateokingina kitse või kuke või vee nagu valid, et see jõuab otseselt sinnani. Selle näitega oli ka selle kampaania raames võimalik igale kitsele ise nagu nimi panna, et seal tulid väga eestilikud nimed mõnele kitsele, et Sipsik ja sellised, et see on üks võimalus, kuidas annetada. Siis teine võimalus võib-olla natukene nagu kaudsem, mitte otseselt nagu annetus otseselt, on, et meil on Mondo Crafts selline nagu all-ettevõte Mondos, kus me teeme koostööd erinevate naiste kogukondadega meie sihtriikides. Tihtipeale need naised on kas madala kirjaoskusega või nad on lesestunud või mingil põhjusel nad vajavad lisatuge. Ja me oleme nad õpetanud nagu punuma korve näiteks ja siis nad punuvadki näiteks neil on mingisugune väike ettevõte ja selle kõrvalt veel teenivad lisasissetulekut korvide punumisega, riiete õmblemisega, pajakinnaste õmblemisega. Nad teevad selliseid väikseid loomakesi. Meil on ka sheavõid võimalik meie kaudu osta ja neid esemeid ostes sa toetadki seda kohalikku kogukonda seal, kes neid korve punuvad või sheavõid teevad või neid loomakesi või riideid õmblevad, et see toetab nagu nende heaolu seal kohapeal ka. Et väga tihti nendes riikides on niimoodi, et naised on need, kes annavad selle suurema osa oma sissetulekust enda perele nagu tagasi. Et nad saavad selle lisasissetuleku abil ongi lapsed kooli panna või oma perele nagu toidu lauale tuua. Et just see naiste toetamine on nagu hästi, hästi oluline nendes riikides ja väga paljudes või hästi tavaline on ka meie sihtriikides see, et inimestel on enda sellised nagu väikeettevõtted või väikeärid, et võibki olla, et
on näiteks üks Ghana pere, mis siis, kus nende põhisissetulek tuleb põllumajandusest, aga samal ajal nad ka, ma ei tea, müüvad, näiteks ongi, et nende pere naine müüb siis kõrval veel enda punutud korve, nad võivad, mis iganes nagu müüvad mingisuguseid enda valmistatud küpsetisi, et see raha jookseb kokku nagu mitmest allikast. Ja meie nendes kogukondades ka, et näiteks meie korvipunujad ka, et neil on endal juba mingisugune sissetulek kuskilt mujalt, aga neil on vaja seda nagu lisaabi või lisa nagu toetust ja me võimaldame seda neile korvide punumise kaudu ja Shea või kosmeetikatoodete kaudu. Midagi, mida ma veel leidsin, siis Mondo kodulehelt oli maailmaharidus. Ja see tundub niisugune lai termin. Mis on maailmaharidus? Ja maailmaharidus põhimõtteliselt tähendab seda, et sa mõistad, et kõik on omavahel seotud. Et ei ole ainult sinu elu siin Eestis, vaid sinu tegevused, sinu otsused ja sinu maailmavaade mõjutab ka seda, mis toimub väljaspool Eestit ja ühiskonnas ümber maailma. Et meie teeme maailmahariduse kaudu koostööd koolidega, õpetajatega ja õpilastega, et arendada nende teadlikkus sellest, mis maailmas toimub ja kuidas on võimalik seda nagu mõjutada õpilasena. Et näiteks erinevatel koolidel on erinevad lähenemised, mõni pühendab rohkem aega sellele, mõni vähem. Et näiteks meil on dokumentaalfilmid, mida on võimalik õpilastele oma tundides näidata, meil on erinevad materjalid, mida on võimalik kasutada. Me väga julgustame koole tegema neid maailmapäevi, et neil on võimalik tutvustada erinevaid kultuure, kutsuda külla erinevaid organisatsioone, kes tegelevadki rändeteemadega, külalisesinejad, kes räägivad nagu erinevate kultuuride kogukondadest siin Eestis, et neid võimalusi on nagu hästi palju ja see ongi selle jaoks, et õpilastest kasvaksid täiskasvanud, kes mõistavad, et meie maailm on erinevate kultuuride selline segamik ja kõiki peaks hoolima ja kõiki peaks toetama, et ei ole ainult sinu väike maailm siin Eestis, vaid see maailm laieneb ka kaugemale, et üldises plaanis see ongi maailmaharidus. Okay. Võib-olla see kõlab natuke niisuguse nagu rumala küsimusena, aga miks peaks Eesti noori huvitama või üldse, miks peaks noori huvitama see, mis toimub kusagil välisriigis, mille mõju ta ei tunne enda igapäevaelus? Ja ma arvan, et see küsimus on väga, väga hea ja nagu aktuaalne. Alati selliste asjade puhul aitab võib-olla mõelda ka see, et kui meie oleksime sarnastes olukordades, siis meie ju sooviksime ka, et meid toetatakse ja meid aidatakse. Et see on ka väga, väga suur osa meie tööst, et tegelikult Eestis ei ole väga palju aega möödas sellest, kui meie vajasime abi. Ja hetkel me oleme sellises heas kohas, kus meil on võimalik ise abi pakkuda ja tagada, et inimestel nendes riikides oleks hea olla, et neil oleks võimalik seal haridust omandada, et neil oleks võimalik sissetulekut teenida, et neil on võimalik head elu elada. Ja see on meile endale ka selles mõttes kasulik juba, et me leiame, et me peaksime hoolima teineteisest ja me peaksime omama empaatiavõimet teineteise vastu. Et see on selline mitmetahuline pool sellest. Ja kes on maailmakodanik? Maailmakodanik on inimene, kes mõistab, et tema tegevustel on võime viia ellu mingisuguseid muutusi maailmas. Ükskõik kui väiksed või suured need tegevused on. Ta on inimene, kes tunneb huvi selle vastu, mis mujal toimub ja ta suudab läbi mõtestada, kuidas see on seotud tema riigis või tema kogukonnas toimuvaga ja kindlasti inimene, kes
on valmis nagu õppima juurde ja pidevalt, sest see on teekond, et kindlasti sa nagu läbi elu õpid seda, et kuidas erinevates kogukondades üle maailma mingisugused tegevused on teineteist mõjutanud, kõik see ajalugu selle poole juures, et ma arvan, et jääda nagu selliseks õpihimuliseks on ka kindlasti see üks osa sellest maailmakodanikuks olemisest. Mis sa arvad, kas meil on veel mingisuguseid teemasid, mis tuleks kindlalt läbi rääkida, mida veel Mondo tahaks nii-öelda esile tuua? Ma tahaksin kutsuda veel kuulajaid ülesse, et me rääkisime natukene keskkonnateemadest ja ma tean, et tegelikult hästi paljud noored on tänapäeval huvitatud keskkonnateemadest ja me rääkisime sellest, et tihtipeale need keskkonnamõjud tabavad kogukondi, kes ei olegi nendes keskkonnamõjudes otseselt süüdi ja see on keskkonnaõigluse teema tegelikult, et kes vastutab selle eest, et neid kohalikke kogukondi tabavad põuad, üleujutused, kui nende süsiniku jalajälg on tegelikult palju väiksem kui näiteks meie oma. Et kui need teemad pakuvad huvi, siis meie korraldame maikuus teist korda nüüd keskkonnaõigluse konverentsi. See on Tallinnas tasuta üritus, kuhu võivad tulla kõik ja seal on erinevad esinejad üle maailma, kes nendel teemadel arutlevad. Et eelmine aasta me tegime seda esimest korda ja see oli väga, väga positiivset tagasiside saanud, et ma soovitan, kellel on huvi, saab see aasta ka tulla, see toimub siis maikuu lõpus. Minu poolt suured tänud ja aitäh, et sa tutvustasid meile võimalusi Mondoga. Aitäh!